Soovitame tsitaate kuulates sättida end mugavalt silmad kinni istuma ning keskenduda edastatud sõnumile. Emmanuel Tagheri on öelnud, kui tänulikkus muutub meie eludes oluliseks aluseks, hakkavad imed ilmuma igal pool. Nii juhtub sellepärast, et tänulikkus omab võimet muuta meie tajumist ning võimet avada südamed ümbritsevale küllusele ja imedele. Kui tänulikkus muutub meie elu oluliseks osaks, siis see moodustab aluse, millele me oma kogemusi ehitame. See muutub aluseks sellele, kuidas me oma kogemusi näeme ja tõlgendame. See pole vaid mööduv tunne. Sellest saab meie põhiline mõtteviis, mis kujundab meie maailmataju. Tänulikkuse kasvatamisega nihutame oma tähelepanu sellelt, mis on meil puudu või probleemne, sellele, mis on meie elus hästi ja milliseid võimalusi me üldse omame. Oleme teadlikud küllusest, mis meid ümbritseb, ja lugematutest põhjustest, mille üle tänulik olla. See taju muutus suudab paljastada varjatud imed, mis ka varem meie elus olemas olid, kuid teistsuguse tähelepanufookuse tõttu meie eest peitu olid jäänud. Märksõnadeks nendes imedes on lihtsad headuseavaldused, juhuslikud kokkusattumused ja elumuutvad sündmused, mis seletust trotsivad. Kui me võtame omaks tänulikkuse, hakkame märkama neid imesid. Hakkame tähele panema ilu argipäevas, saatusest juhitud kohtumisi ja ootamatuid õnnistusi, mis lahti rulluvad. Tänulikkusel on võimas võime avada südamed ning võimaldada meil vastu võtta ja hinnata elu pisikesi imesid. See süvendab meie ühendust teiste ja ümbritseva maailmaga. Tänulikkuse kaudu tunnistame kõigi asjade omavahelist seotust ja mõistame, millist rolli mängib tänulikkus veelgi positiivsemate kogemuste kogemisel. Tänulikkus pole vaid mööduv emotsioon või pinnapealne tänuavaldus. See on sügav viis olemisest, mis suudab muuta meie tajumist, kutsuda meie ellu imesid ning hoida meid tänulikkuses kõige nende pisikeste imede eest, mis iga päev meie ümber on. Tänulikkus annab meie elule palju juurde. Tänulikkuse väljendamine aitab meil tunda end õnnelikumana ja rahulolevamana. Tänulikkus aitab meil ka stressi vähendada ja suurendada meie keha loomulikku immuunsust. Tänulikkuse väljendamine aitab meil ka paremini mõista ja hinnata seda, mis meil juba on, ning vähendada soovi rohkem omandada. Omamine toob rahulolu väga üürikeseks ajaks. Tänulikkuse väljendamine aitab meil ka suhteid parandada. Kui väljendame tänulikkust teiste inimeste vastu, aitab see meil luua tugevamaid ja tervislikumaid suhteid. Ja kohe kindlasti aitab tänulikkus meil oma elu eesmärke selgemalt seada ja näha ning seeläbi ka neid paremini saavutada. Tänulikkuse väljendamist saab õppida ja harjutada. Selleks hakake pidama tänulikkuse päevikut, kuhu kirjutate iga päev vähemalt 3 asja, mille eest olete tänulikud. 3 asja, mida annab meie elule juurde tänulikkus. Aitäh kuulamast, järgmiste kohtumisteni!